Kes oleks võinud arvata, et ühe maantee avamine võib niivõrd naljakaks osutuda? Vaadake kas või seda kampa siin, kes lihtsalt tahavad uhke maantee avamise ürituse praegu ära rikkuda. Terve puhkpilliorkester ei suutnud tekitada nii kõva heli, kui seda tegid 4 demonstranti, kes võitlesid autostumise ja avaüritusel korraldatud autoparaadi vastu. Esimesena suutsid nad endast välja viia abilinnapea Olga Sõitniku. Tahate ka gaasimaskile? Või respiraatorit? Meil on kaste ka. Palun respiraatorit, kes tahavad banaani! Kes tahab? Korraldame autoreklaami siin, jah? Ei, me ei korralda autoreklaami, see tee on kõikidele, see tee on. Kutsusite kohale, see on täiesti mõttetu. Rammidele see tee on, jalgratturitele, see tee on käijatele. Jah, aga tähendab see... Igaühel on õigus arvamus avaldada, aga ma arvan, et praegu on natukene vale koht. Aga asi on lihtsalt selles, et see on kõikidele nendele asjadele, aga teie korraldate siin mõttetut autoreklaami. Miks? Seejärel ärritus demonstrantide peale teleprodutsent Toomas Lepp. Silmad peas, kaamera käes, saad filmida ja puha. Tule ära, mida? No ma võin pühkida, aga ära pühi mulle seda näkku. Aga sa ära tule siia hüppama siis. No ära sa lükka mulle seda näkku. Ma ei taha, et sa filmid. Ta tatistas mulle siia sisse kaamerasse. Kogu selle palagani ja vilistamise saatel üritasid majandusminister Edgar Savisaar ja linnajuhid pidada sütitavaid kõnesid. No nii, armas linnarahvas, nalja kui palju ja vaatate edasi või tagasi ikka seda saab. Munitsipaalpolitsei üritas demonstrante vaidistada, kuid asjatult. Hurraa! Hurraa, me oleme paraadi poolt ju kõik! Ei segamine! Uued autod ruulivad! Ühel vanaproual ei pidanud närvid vastu ja ta läks ise korda looma. Ma näen seda su näost, sul on kõõt tühi. Sa tahad banaani ka saada? See ei ole siis lollid. Need ei ole ju normaalsed inimesed. Mitte iga päev ei ole sellist õnne meie õuele tulnud, aga hurraa! Millal me veel saame? Te ei ole normaalsed, te olete psihhid. Ja, me oleme samad normaalsed nagu need, kes tulid siia uusi autosid vaatama. Me tulime ka. Me oleme... Sest me oleme eufoorias, saad aru, uued autod, siia asfalt. Yes! Head tallinlased ja siin viibijad, iga tee viib. 4 jopu, kes niimoodi tahtsid üritust ära rikkuda, aga minu meelest tegid inimestele palju nalja, muud mitte midagi. Kõnedele järgnes lindi läbilõikamine ning seejärel ümbritsesid üritust vaatama tulnud inimesed Edgar Savisaare sisse. Olge ise ka tubli. Olge ise ka tubli. Большое спасибо. Olge teie ka tubli. Edaspidi oleks teie See on suurim projekt kindlasti taas iseseisvunud Eesti riigis Tallinna linna osas. Ja kui küsida, kui oluline, siis see on minu meelest üks lõik sellest suurest teest, mis ühendab 2 Hansalinna, Tallinnat ja Tartut. Ja Tallinna linna sees on loomulikult tegemist, ma julgeks öelda, kõige tähtsama sissesõidutee ja kõige tähtsama magistraaliga ja väheneb kindlasti müratase, heitgaaside tase, nii et tõesti, ilus päev on teile. See Tartu maantee on üks osa suurest Tartu maanteest, mida me ju hakkame intensiivselt ka ehitama paari nädala pärast novembri keskel. Puurmanis peaks kogunema kogu see rahvas, kes oma masinate ja mehhanismidega Tartu maanteele peale läheb. Siin all oleks võinud olla 2637 parkimiskohta, 50 000 ruutmeetrit parkimist igale linnakodanikule. Kahjuks ei ole seda tehtud, kuigi eelmine linnavalitsus, sealhulgas ka Jüri Ratas, tolle aegse abilinnapeana, oli sellest väga hästi teadlik.